Tervist, rahvas! Täna teeme marineeritud köögiviljade assortii. Ma olen korra varem midagi sarnast teinud ühes videos, aga seal ma tegin hoopis teistmoodi. Ja pärast, kui maitsesin, ütleme, suvikõrvits oli võtnud maitse juurde, lillkapsas ei olnud ja nii edasi. Aga täna ma teen hoopis teistmoodi ja vaatame, kuidas see meil õnnestub. Aga mis siin ikka, hakkan järjest sisse laduma ja siis ühtlasi saate ka teada, mis mul on. Niimoodi ma paneks põhja, ma tillil võtsin jämedamad varred küljest ära, et panna nad purgi põhja. Purgid on mul steriliseeritud. Siis panen purgi põhja küüslauku. Nii, mida nüüd? Paneme lillkapsast. Ma arvan, et mul on siin seda varandust rohkem kui 2 purgi jagu. Eks teeme videos need 2 purki, aga eks ma kasutan nad kõik ära. Nii, lillkapsas läks, paneme midagi värvi vahele. Porgand, noore porgandi lõikasin sellisteks viiludeks pikkupidi. Natukene värvi. Nii, nüüd paneks kurki natukene. Niimoodi 3 juppi siia. 3 juppi siia. Kätt sisse ajama ei hakka, pärast ei saa kätte. Tambin natukene kokku. Nii, nüüd viskaks vahele päris tilli. Ehk siis seda karvasemat osa. Kui ma tegin marineeritud redist, siis ma tükeldasin tilli ära. Ja pärast tõdesin, et ei oleks pidanud seda tegema, seda tillipuru oli igal pool. Nii et seekord ma panen terved, ma ei teagi, kuidas seda nimetada, oksad. Nii, porgand läks, tomat. Tomatile nagu ikka peaks tegema augu, sest ega ta muidu ei võta sisse seda maitset nii ruttu. Kui tomatit panna kurkidega koos, siis on ka niimoodi, et kui teha õrnsoola kurki, siis on kurgid valmis, aga tomatid veel ei tea. Tomatid valmivad hiljem. Niimoodi, mõned tomatid. Ega siin tasapisi hakkab ring peale saama. Seller, varsseller. Paprika, ideaalis paneks ta niimoodi siia püsti, et ilu pärast oleks võinud isegi allapoole panna, nüüd jääb ta nii pinda. Kollast ka püsti, võib panna ka pikali. Peaasi, et ilus on, eks ju. Paneme siia ka paprikat. Ja kollast paprikat. Siis suvikõrvits. Rohelist natuke siia. Saab juba sõrmedega vajutada. Nii, mis meil seis on?
Paneme veel lillkapsast. Teistsuguseid tomateid, kirsploomtomatid. Paneme veel natuke rohelist. Läheneme loominguliselt. Natukene tilli veel. Natuke küüslauku. Nii, mida veel? Paprikat on meil siin. Ja paneme siia niimoodi peale, mis hoiab natukene teda nagu kinni. Et kui vesi peale valada, et ta ei tõuseks üles. Lõikelaual ei ole rätikut all ja kohe tudiseb. No paar kurki ka veel. Ja nüüd on oluline etapp. Valame peale keeva vee. Nii, paneme ettevaatlikult mõlemasse purki, et purke lõhki ei löö. Paneme kaanet peale. Ja ootame 20 minutit. 20 minutit möödus päris ruttu. Jõudsin vahepeal mõned purgikesed täita. Nüüd valame selle vee ära. Nii, kas ma saan? Vist saab. Natukene on jahtunud. Võtan appi sõela. Ja nüüd on teine kuumutamine. Samamoodi keevvesi peale. Kaanet peale ja järgmine 20 minutit. Ootame. Vesi läks keema. Valan siia kuumakindlasse nõusse 1 liitri, sellepärast et retsept on liitri kohta. Mul läheb tegelikult ju rohkem vaja. Aga siis teeme järgmise. Liiter vett. Nüüd läheb siia 2 supilusikatäit soola. 1, 2. Ja siis läheb siia 6 supilusikatäit suhkrut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja läheb 100 grammi 9% äädikat või äädikhapet. Õige on öelda äädikhape, mis pudeli peal kirjas on marinaadi äädikas 9%. Nii, kuumas vees sulab sool ja suhkur ruttu ära. Läheb äädikhape peale.
ja valame köögiviljadele peale. Selle paneme kinni. Ja segame kähku ühe portsu veel. Ongi valmis. Ja nüüd võib katta kinni. Aga ma igaks juhuks ei kata. Ma mõtlen, et äkki hauduvad liiga pehmeks need juurikad. Ja mul on siin ju purke veel. Ma paari päeva pärast hakkan maitsma. Ja kui on juba sobilik, siis panen kaamera käima ja teeme video lõpu. Aga näeme siis, kui näeme. Meie köögiviljade marineerimisest on möödas 5 päeva. Ma lubasin, et ma siin hakkan proovima ja teen siis video, kui on juba söögikõlbulik. Aga nii palju oli igasugu tegemisi, iga päev mingi tegemine, et ma ei jõudnudki. Ja just praegu teie ees tegin ma esimest korda purgi lahti ja mul pole aimu ka, mis maitsega meil need köögiviljad on, aga te peate tunnistama, et vähemalt nad on ilusad. Ja ma tegin selle purgi lahti, sest siin paistab, on nagu kõik kohe kahvli ulatuses. Niisiis algab pidulik degusteerimine, kuidas meil siis õnnestus ja mis päris äädika lõhna tunnen. Äkki on liiga palju, kohe saame teada. Tomat. Väga hea. Väga hea. Tomat on mõnusasti marineerunud. Mäletate, siia läks liitri kohta 2 suppilusikatit soola ja 6 suhkrut ja mõnus magus marinaad. Nii, zucchini. See oli selles eelmises videos praktiliselt ainus asi, mis marineerus sellise külma marinaadiga. Nii et nüüd on ta kindlasti. Väga hea. Täitsa lõpp. Tõesti väga hea. Paprika. Kahvel läks sisse tugevalt. Ehk siis ma tahan öelda, et 2 korda keevat vett siia peale valada ei ole teinud paprikat pehmeks. On ka mõnusasti marineerunud. Niimoodi. Kurk. No kurk on ka kindlasti marineerunud. Kuuleta, krõmps on alles. Väga hea. Noh, pika peale mõtlen, et võib-olla 100 grammi jäädika asemel 90 grammi, võib-olla. Aga tehke proovi ja otsustage ise. Ma söön siin juba mitmendat tükki ja tunnen, et jäädikat ikka on. Nii lillkapsas, mis eelmises marinaadis ei teadnudki, et ta marinaadis on olnud. Kuidas nüüd on? Samuti väga hea. Hästi marineerunud. Ja nüüd siis porgand. Selline kõva juurikas. Kas see tõesti on võtnud maitse ligi, nagu väike skepsis on? Aga saame teada.
tõepoolest on. Tõepoolest on. Ja kui esimene amps, ma olin väga meeldivalt üllatunud ja just selle tomatiga tundus kõik super olema, siis nüüd ma järjest mõtlen, et äkki ikkagi pannaks äädikat vähem. Ma võtan nüüd uuesti selle tomati. Tomatile jällegi on paras. Millegile tundus nagu, et võiks vähem olla. No ma ei tea. Maitse asi. Tuleb teistele ka maitsta anda, et avaldavad oma arvamust, aga üldmulje on väga hea. Tõesti, väga hea. Vot selline lugu siis nende marineeritud juurikatega, mis on lisaks sellele, et on ilus vaadata, on nad ka päris maitsvad. Isegi väga maitsvad. Soovitan julgesti proovida. Tehke, kui te segate mitu portsu, või nagu mina tegin, ma segasin aga juurde ja juurde, võiks muist teha vähema äädikaga ja muist nii, nagu ma ütlen, et 100 grammi 9% liitri vee kohta. Aga võiks proovida purgiga vähem, aga ma järgmine kord proovin. Vot selline lugu, kui teile minu kenad marineeritud juurikad samuti meeldivad, siis olen tänulik laigi eest. Ja järgmine kord peaks juba jälle mingit liha asja tegema. Eks siis näeme.